lõpetamise lugu ehk Kukeseen ja koera ilm. Lillekäpa ettepanek lugeda ette midagi, mida ma viimasel ajal kirjutanud olen, tegi mu rõõmsaks. Otsisin kohe oma paberid välja, sättisime end mugavalt pehmesse tugitooli ja ma alustasin. Mul on tunne, et see oli ülemöödunud nädala neljapäev või reede. Jah, just, see oli reede ja me istusime koos väikese pruuni koeraga akna all. Me ei teinud midagi erilist. Nosisime võileibu ja vaatasime õue. Tuul sasis puid ja üritas tänaval kõndijalt vihmavarjusid käest rebida. Selline hall ilm teeb natuke tusakolliks. On ikka koera ilm, ütlesin mina ja hammustasin võileiba. Vabandust, minust pole vist ilus nii öelda. Hea peremees ei ajaks ju koeragi sellise ilmaga välja. Au! Jalutamiseks sobiks tõesti paremini väike seenevihm, nõustus koer, keeras pea viltu. Siis saaks metsas kukeseeni ja jänesekapsast korjata, lisasin mina. Või aiast kassinaeri õisi koguda, itsitas koer. Või hoopis hiireherneid noppida. Mulle kippus ka kangesti naer peale. Mulle meeldivad hoopis lõvilõuad, ütles pruun koer natuke unistava häälega. Siin on üks pilt ka raamatus, kus koer ja nässu mõnusasti oma võileiva nosivad ja koeral on taldriku peale natukene head ja maitsvat koort pandud. Mulle meeldivad karukellad ja karusmarjad, ütlesin mina, ja karulauk ja kikkaputked ja siis mulle meeldivad veel ahvileivapuud. Mis sa arvad, kas nende otsas kasvavad võileivad või ahvid? Väike pruun sügas natukene. Väike pruun koer sügas nõutult tagumise jalaga kõrvatagust ja siis me tegime viimase võileiva sõbralikult pooleks. Ütlesin Lillekäpale, et see lugu on mul alles pooleli. Iga kord, kui on hall ilm, istun ma akna all ja püüan mööda vihisevaid mõtteid, aga need päris lõpumõtted on veel tabamata. Lillekäpp tõusis see peale sõnagi lausumata püsti, jooksis nurga taha ja ma kuulsin ukse kolksatust. Mõtlesin juba, et talle ei meeldinud minu lugu karulaugust ja hiirehernestest, aga Lillekäpp tuli tagasi ja luges ühe paberi pealt mulle ette. Siis, kui lool ei ole lõppu, lugu kestab edasi, jookseb, voolab, kerib, krutib, aina vonkleb sedasi. Nagu jõgi, tee või rada viib sind metsa, linna, maale. Punkt on iga jutu lõpus. Loe ja jõuad sinna maale. No, kui sa oma kirjutamisega ükskord valmis saad, võid selle lauluga mõne jutu lõpetada, ütles ta natuke nagu häbelikult. Või koguni mõne raamatu. Aga tead, Nässu, mul on sulle veel üks küsimus ka. Mis sa arvad, mis on parim asi maailmas? See oli küll väga raske küsimus. Mulle näiteks meeldib kangesti marju korjata. Samblase metsa lõhn on nii tore. Aga see on maailma kõige toredam. Veel meeldib mulle, kui mõni päris elus koer mind nuusutab. See on korraga kõdi ja põnev. Siis meeldib mulle külmal talvepäeval nina vastu akent panna ja vaadata, kuidas maa muutub valgeks. Aga kas need on maailma kõige toredamad asjad? Ja veel, ja muidugi, veel meeldib mulle süüa midagi magusat. Kas pole see näiteks mitte üks hiiglama tore hetk, kui sul on üks suuremat sorti viil, tavalist magusat tordi põhja. Istud laua ääres, sööd seda ja pudi kukub laua alla ja natuke kukub sülle ka. Sellest pole midagi, sest pärast saab ju kõik ära koristada. Kõige peale jood suure kruusitäie magusat meega teed või klaasitäie külma piima. Sellele kõigele mõeldes teadsin ma kohe, mis on kõige toredam asi maailmas. Piimavunsid. Ja seda ma Lillekäpale ka ütlesin. Veel ütlesin talle, et järgmiseks ma tahaksin proovida jutuvestja ametit, sest see lugude ettelugemine kas mulle päris meeldima. Kui piisavalt harjutada, saab jutuvestmisega küll igaüks hakkama. Selles loos oli juttu muu hulgas ka sellest, kuidas Nässu ja väike pruun koer võileiba söövad. Aga võileiba peab tegema loomulikult maailma kõige parema retsepti järgi. Selleks tuleb võtta üks viil leiba või saia, just nii nagu sulle meeldib. Määrida peale võid või toorjuustu,
nii paksult, kui sulle meeldib. Panna peale vorsti või juustu või tomatit või minu poolest kas või murakamoosi. Täpselt neid asju, mis sulle meeldivad. Siis kutsu sõber külla ja söö koos temaga võileib ära. Paarist põrsad söövad alati paremini. Just nii ütleb karu lillekäpp. Siin on mõned head mõtted ka, millised maitsvad võileivad peaksid olema. Küllap igaühel on oma lemmik võileib. Aga me unustasime Rudolfi heldus. Pood kinni ja rohkem mitte üks sai, ütleb lillekäpp, kui ma jutustamisega vahel väga hoogu lähen. Sellepärast panengi nüüd mõlemad käpad suu peale ja olen päris kuss. Ma ju tahtsin ainult öelda, et selle koera nimi on Rudolf. Nüüd sai see ka kirja ja üles loetud ja rohkem mitte üks lumegruup.